Tere õhtust Viini! Kuidas teil läheb? Tervitused! Ciao! Siit Stadthallest kõigile armsad eestlased. Meil läheb väga hästi. Me ootame juba väga õhtust esinemist. No te olete Eurovisioonil olnud nüüd juba nädal aega. Kui te kokku võtate, mis on olnud sellise aja tipphetk? Mina tahaks arvata, et tipphetk kohe tuleb. Õige. See on õige, jah. Kuigi kui nüüd analüüsida meie nii-öelda siin oldud päevi, siis me mõtlesime, et ikkagi pigem see avatseremoonia oli ka ikkagi üks tipphetk, et see Türgiis vaip oli väga lahe. See oli hullult äge. See on selline kogemus, mida kusagil mujal ma isegi ei kujuta ette, kus võiks saada. Et see on täiesti väga unikaalne. Mul oli elus esimest korda, või võib-olla seda lapsena ka juhtunud, aga tõesti eile mul oli päriselt printsessi tunne tuli peale, kui me seal ootasime seal ooperimajas sinna vaibale astumist nende ilusate kleitidega, siis ma korraks tundsin, et appi, kas printsessid tunnevadki ennast nii. Aga tegelikult üks tipphetk veel minu jaoks või mitu tipphetke on olnud need, kui me oleme kohtunud oma vanade fännidega, et nii palju toredaid lugusid on räägitud, inimesed on tulnud siia Saksamaalt, Slovakkiast, Poolast. Just siin mõni hetk tagasi tegi üks Poola ajakirjanik meiega intervjuu ja siis tema ütles ka, et tema kõige esimene mälestuskontserdist on Vanilla Ninja kontsert kunagi Poolas, kui ta oli 6-aastane. Ja siis on veel olnud neid lugusid, et kus nagu meie plaat oli esimene plaat ühel Soome ajakirjanikul ja nagu hästi toredaid kohtumisi on olnud siin. No see on üsna intensiivne koos olemise aeg teil seal üheskoos olnud. Nädal aega olete te üksteisest juba ära jõudnud ka tüdineda? Me oleme kogu aeg viimased pool aastat koos olnud minu arust. Tegelikult üks sarnane kogemus meil just ju alles oli, kui me olime Tšiilis. Me olime seal ka samamoodi 2 nädalat ninapidi koos. Et siiani ei ole veel keegi nagu, mul isiklikult ei ole veel nagu üle visanud. Aga ei ole. Kõik on okei. Pigem on kahju, et see ju läbi saab. Ma arvan, me hakkame väga igatsema üksteist. No te olete pidanud andma sadu intervjuusid ilmselgelt. Mis on kõige imelikum asi, mida teie käest on küsitud või Eesti kohta küsitud? Minu meelest üks imelik küsimus seal Türgiis vaibal oli see, et milline on meie kõige kõrgem noot, mida me suudame laulda. Et me hakkasime seal kohe proovima. Me hakkasime kohe võistlema. Hakkasime testima selle asemel, et me ei teadnud, me pole lugenud neid noote niimoodi. Et see oli nagu lõpus, siis meil küsiti, et mis on meil lemmikjuust. Lemmikjuust, see oli väga hea küsimus. Aga minu jaoks oli üllatav, Lenna pani ikka väga kõrge noodi maha. Isegi kõrgema minu arust, kui Mariah Carey suudab. Nii et ma olin väga impressed. Vilenoot, just. Nii et võib-olla tahad siin tele-eetris ka inimeste kõrvad lukku laulda. Ei taha. No kõrvad võib-olla saab lukku laulda juba poolfinaalis. Te lähete lavale 9. Teie ees on Montenegro ja taga tuleb Iisrael. On see hea koht? Mina ütleks, et 9 on minu õnnenumber, sest et minu poeg on sündinud 9. kuupäeval. Nii et ma ütleks, et see on väga hea koht, kus olla. Kerlile kakastana lind ka pähe, nii et me loodame nagu väga, et see õnn ikkagi tuleb meie juurde. See tõesti juhtus. Ta ei saanud ilusamini öelda. Siit tundub, et tegelikult sellist võitja favoriiti nagu ei olegi. Kuidas koha peal tundub? Siin tundub, et väga kindel favoriit on ikkagi Soome. Jah, ma ütleks küll, et selline tunne nagu on, et ikka Soome. Äkki meil on see oma peas, sest samas võib-olla, jah. Meil on selline võitja energia küll, nagu kui need siin niimoodi samas Akilasel on minust ka suht hea energia siin, seal Kreeka lauljal. Jah, kõik võib juhtuda selles mõttes, nagu viimastel aastatel on olnud, et tegelikult see favoriit ju ei ole viimastel aastatel võitnud, et on võitnud 2. või 3. koht, nii et kõik võib juhtuda, aga neil on muidugi Soomel on väga tugev esitus, et me lava taga kuulsime seda ja see oli tõesti väga äge. Kui närvis te ise olete? Minul tuleb tavaliselt närv nagu vahetult enne lavale minekut, et ma enne ei ole närvis ja ma kuidagi suudan nagu ennast maha rahustada enne, aga siis see sekund, kui ma sinna lavale astun, siis käib korraks siuke külm, käib nagu kehast üle ja siis, aga ma üldiselt saan sellest üle. Ja mul on ka umbes nii, et ikkagi vahetult. Praegu ma ikkagi tunnen nagu ikkagi mõnusalt siin jällegi rahulikus, mõnusas keskkonnas, et tegelikult on enesetunne ikkagi hea. Ja see väike närv on ka ikkagi väga hea. Nii et
Piret tundub nii rahulik. Piretil ei ole ülirahulik. Sest et meil on juba ühe korra täna laval käidud ja tegelikult läks hästi. Oodame, et nüüd kordame sama lahedat. Jah, see on tore, et me oleme saanud nagu juba nii mitu korda laval käia, et see ei tule meie jaoks nagu üllatusena, et me sinna lavale lähme. Jah, kus me oleme. Nii suur lava. Et tõesti jah, lava hakkab vaikselt koduseks juba muutuma. Aitäh teile, kivikotti, okas kurku ja kõik muud need head asjad ja õhtul kell 10 algab siis Eurovisiooni esimene poolfinaal Eesti 9. laval ja loomulikult me elame neile kaasa.